No see summutamine meil metsajuhtumite summutamine, kui neid juhtumeid nüüd hakata koguma ja jõudes siia paari või kuu tagusesse juhtumisse, see on ka täiesti omaette teema, et kuidas meil nii-öelda pahatahtlikkust või kuritahtlikkust metsas ikkagi ei lasta avalikkuse ette, et summutatakse. Aga noh, sellel on nüüd see kehv tagajärg, et kui me ei tea, mis ju tegelikult toimub, siis ei ole võimalik olukorda ju muuta ka ja inimesed, kes televiisorist kuulevad ühtepidi sellist ilusat juttu, kõik on korras ja kui kuulata siis meiesuguste juttu või siis veel nooremate juttu, et kus siis tõde on. Aga mina ütleks, et tõde on ju maastikul. Minge metsa, vaadake. Neid valumaastikke on Maastik annab väga ilusa pildi. No ja aerofotod. Aerofotod, sattfotod, tõestust on kui palju, aga mida on vaja selleks, et see pöördepunkt nüüd tekib. Aga Sass, võta korraks see Toomas Frey teema, see, kus oli viimane metsaseadus ja metsaõigusaktide suur muudatus. Toomas Frey, see oli 2017, kui ma ei eksi. Et kuusikute vanused on toodud, raie vanused on toodud 50 aastane. Et see on noor mets, see on roiv, noore metsa roivamine on see. 25 mai 2017 Toomas Frey, ökoloog ja metsateadlane. Aga Tooma siis sõnum. RMK on müünud ennast maha metsatöösturitele ja et see asi on kriminaalne. Need on sellised kaks märksõna sellest kogu sellest jutust. Ja 2017 tuligi see keskkonnaminister Marko Pomerants andis välja oma just selle määrus, ma saasti sulle ju. Ja siis selle preambulas on väga hästi öeldud, et jätkusuutliku metsamajandamise tagamiseks ja vanade tavade elluviimiseks annan välja määruse. See on väga ehe näide, me peaks seda paberil vist isegi üles võtma, kus sissejuhatus on eksitav. Sisse eksitatakse, et see, mis järgneb, et see on jätkusuutlik ja kõik ja see, mis tegelikult järgneb, see on olnud ikkagi väga tõsine. Selle ma sain niimoodi, et Värimäe ka metsamees käisin läbi, aga tema poeg on nüüd erametsade nõunik ja siis ma palusin ta selle määruse välja teha ja siis ta siis printis arvutist välja ja saatis mulle postiga. Ma ütlesin, et ta teadis ka, et ma isaga olime hästi, kuidas ütlete, sõbrad. Aga tulles nüüd tagasi selle eetika ja moraali teema juurde. Praegu ma mäletan, mina noore metsaülemana, kui mind nii-öelda ametlikult tööle võeti, minister Eino Teder kutsus Tallinna looduskaitse ja metsamajanduse minister ja siis seal olid veel mitu teist metsaülemad, kes tööle siis nagu määrati ja me pidime andma allkirja nii-öelda metsavalvetöötaja vandele. Momentil või paraku ma nüüd ei ole leidnud seda, aga Uue Eesti alguses oli ju, andsid sellel ajal metsatöötajad pidid andma ka vande. Kui Uus Eesti Vabariik tuli, siis kohe meie piirkonnas siin Ida-Virumaa piirkonna metsaülemad kõik olid koos, andsid ametivande pidulikult. No selle teksti me püüame üles leida ja siis on võimalik vaadata, et mida sellel hetkel Eesti Vabariigi metsaülemad siis vandega lubasid ja mis on edasi saanud. Peaaegu samasugune nagu siin selles vanas raamatus. Mul on ta kuidagi nagu mälusse jäänud. Jah, et sõnum ja mõte oli sama. Samal ajal on nüüd, Sass, sul oli oma selles metsanduse raamatukogus arhivaar, tõsine arhivaar, riigimaade ja riigimetsade valitsemise ja majandamise juhend Tallinn 1936.
riigimaade ja metsade valitsus ja siin on toodud välja ühes paragrahvis metsateenijate pühalik teotus, ametivanne on järgmine. Mina teotan ja vannun ustavaks jääda Eesti demokraatlikule vabariigile ja tema seaduslikule valitsusele ning oma südametunnistuse järgi ausasti täita kõiki neid kohuseid, mis minu kätte usaldatud amet mulle peale paneb, teades, et seadus ametikohuste rikkumist karistab. Et sellise vande all siis töötasid Eesti Vabariigi ajal Metsaametkond ja see mõte, teatud mõttes ju ka nõukogude ajal andsid, olid metsaametkond oli metsavalve töötajad, olid riigiametnikud ja kandsid vormi ja meie tööaeg oli piiramatu tööaeg 24/7, 365. Nii et selle mõte oli see, et kui meie haridusega inimesed Eestis, mitte ainult oma metskonnas, ka teises metskonnas või Eestis ringi liikusid, kui nad märkasid, et kusagil on midagi valesti või et metsa on midagi kahjustatud, et on putukahjustus sees, siis meil oli kohustus sellele reageerida ja teatada. Aga praegu on kahjuks läinud nii, et ütleme, RMK töötajad ei ole ju enam selles suhtes ametnikud, nad ei ole ka teenistujad, et nemad teevad lihtsalt oma tööd ja struktuur on RMK-s ju läinud nii, et ei nähta enam tervikut, vaid on varumisspetsialist, uuendus või mis ta on siis? Ainult nähakse hetkekasu. Jah, et töötatakse hetkekasu nimel. Metsavalve kadus üldse ära. Metsavalve ja metsakaitse, tegelikult metsavalve ametkond, metskonna tasandil metsaülem, abimetsaülem, metsnik ja metsavahid olid metsavalve töötajad, teenistujad ja riigi ees oma vannet ja kohust täitvad inimesed. Selle autor on, et metsavalve ära kaotas ja oli Eduard Klaus. Kui see sul nimi tuttav on. Jah, see vajab... Venemere metsaülem, me ühes koos olime. Seda kaotamist ja see on omaette teema, millesse on vaja... Tema oli Itaalia, et see metsapolitsei, aga meil metsapolitseid ei tehtud, tehti metsainspektsioon, keskkonnainspektsioon ja kandis sinist vormi. Nagu Itaalias. Nii, aga kui nüüd uues Eestis see ametivanne või metsavalve ametnikkond ära kadus, siis asemele pakuti head metsamajanduse tava. Et sellest räägiti päris pikalt, aga ühel hetkel ka vormistati see ära ja meil on selline kena koopia hea metsamajandustava allkirjastamisest 19. aprill 2013 ja hea metsamajanduskava allkirjastasid Riigi Metsamajandamise Keskus, tähendab RMK, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Erametsaliit ja Pärnu Kutsehariduskeskus. Pärnu keskus täna ei ole, aga tema sellel ajahetkel siis seal koolitati metsavaldkonnas töötajaid. Ja seal oli siis 7 punkti välja toodud. Ja see hea metsamajandustava allkirjastati siis puidust alusele, siin on kenasti allkirjad näha. Isegi kes tunneb allkirju, saab välja lugeda, kelle allkirjad siin on. Aga mis on nüüd edasi saanud sellest, et ühel teatud aeg oli see hea metsamajandustava, oli RMK kodulehel ja mujalt ülesleitav. Ja väga kerge oli, et kui sul tekkis küsimus, kahtlus, kas mõni metsas nähtud asi, kas see vastab heale tavale, said võrrelda, mida lubati, mis tegelikult tehti. No see oli nii, et 2002-2003 oli siis signatuur. Metsainstituut koostas selle
ja ta oli üleval ja tahtis muidugi muutmist, sest muutused olid väga kiired see sajandi vahetusel ja pärast seda. Ja siis praegu siis ma õpetajana tahtsin, et seda uuendataks, sellepärast, et määrused, seadused ja muud asjad on muutunud, et kaasajastada siis seda head tava. Aga see oli kurtidele kõrvadele, et alles nüüd siis võeti välja see, et tuleks nagu uuendada ja praegu eile, kui vaatasin koduleheküljel, enam seda ei olnud, vähemalt ma ei leidnud. Kusjuures kaitsemetsad olid sealt välja jäetud juba siis 2003. Ühes versioonis, jah. Ja selles versioonis. Selles versioonis, sellepärast, et seal oli mainitud, et kaitsemetsade kohta on teistsugused natuke nõudmised. Need olid siis tulundusmetsade kohta, aga ta ikkagi oli hea tava teatud mõttes ikkagi andis ülevaate erinevate tegevuste kohta, mida tuleb siis jälgida, mida metsades tegelikult rakendati. Ja 2013, eks ole 11. aprill, aga see on väga üldine, tähendab need punktid. Muidugi, ega siis seal, ütleme, koosoleku ees ei saa ju neid kümneid või sadu punkte ette tuua, aga on siis väga üldised. Arvestame, et mets on elupaigas paljudele taimedele, lindudele, loomadele. Arvestame. See ei ole kohustus. Mida see tähendab? Majandamise otsused teevad asjatundjad. Nii palju on, et praegu nõutakse kvalifikatsiooni tõendeid, kes RMK-s töötavad. Vajadusel kasutame nõuandjaid ja teavitame riigi asutusi ning naabreid planeeritavatest tegemistest. Seda nad enam-vähem teevad, jah. Aga nii-öelda KAH-aladele või kuidas seda nüüd veel öelda, puhkemetsades ja endistes kaitsemetsades või kõrgendatud avaliku huviga aladel ma kahtlen seda punkti küll ei täideta. 3. punkt, arvestame ühiskonna vajadustega kasutada metsa puidu saamiseks ja nüüd puhkamiseks ja virgestuseks, kuigi see puhkamine ja virgestamine on täpselt sünonüümid. Et nad arvestavad, aga kas nad arvestavad, kui kohalik elanikkond teeb ettepanekuid teisiti majandada? Mitte lubada või mitte nõustudes lageraiega. Ja lageraie ongi niimoodi, et varem nendes kaitsemetsades ja puhkemetsades lageraiet välditi nii palju kui võimalik. Väga harva, kui tehti mõni kitsas lank või väga väike lank. Aga nii nagu, kas või näiteks Auga metsas, eks ole, tehti langid maksimaalsuurusega 6-7 hektarilised langid kunagistes sanatooriumi metsades. Kahjuks ei ole ju ainult riigimetsamaadel ka on olulisi kohti olnud, kus on olnud traditsiooniline puhkemets ja eraomanikuga ei ole saadud kokkuleppele, et säilita see mets ja sellistel juhtudel, kui eraomanikul ei ole midagi muud nagu väita, siis öeldakse, aga RMK teeb ka nii. Ja siin nüüd ongi see vastuolu, kui minu ajal ja Sassi ajal RMK majandas metsi nii, et sealt sai eeskuju võtta. Aga praegu ma ei julgeks soovitada, et üldjuhul, et selline raiete planeerimine ja raiete kvaliteet, mida näha on. RMK-d ei olnudki, RMK sündis ju alles 2000 selle eelmise sajandi lõpul ja enne 2000 aastat sündis ju RMK. 2008-2009 olid need sünnitusvalud ja arutelu. Ja 2008 likvideeriti siis metsakategooriad. Kõik olid metsa majandamises olid kõik selle Eesti Vabariigi eeskujul need metsaseadus vastu võetud Heino Luik palus ka osaleda selle metsaseaduse väljatöötamisel ja mul selleks oli märkmidki ja siis Ivar Etterg oli siis see põhikoostaja ja Metsaametis oli Leemets üks vanem nõunik, koostati seda metsaseadust ja siis see oli küllaltki Eesti Vabariigi aegsele seadusele lähedane, aga see nulliti väga kiiresti ära. Ja seal olid metsa kasutamise viisid, mis andis väga hea ülevaate, et kuidas metsi kasutada vastavalt metsakategooriatele. Ja esimese koha peal oli kasutusviis oli looduse kaitse.
esimesel kohal, siin me loeme. Viimase koha peal oli siis puidu varumine. See on põhimõtteline muutus, läheneme, siin me lugesime heas tavas on kõige ette pandud puit. Ja kui varem, ütleme, Metsamajandus- Looduskaitseministeeriumis meie põhiülesanne eesmärk oli metsakasvatus. Kasvatada võimalikult kvaliteetset puitu ökosüsteemi. Siis praegu RMK viimaseid arenguid kuulates siis ju on hoopis midagi muud. Kui järgi on jäänud Eesti metskondadest, metsades varumispiirkonnad, 3 varumispiirkonda, see on põhimõtteliselt teine lähenemine. Aga edasi mõeldes varuda saab seda, mida on kasvatatud, mis on kasvanud. Selle peale praegu ju kahjuks keegi sisuliselt ei taha mõelda. Metsamulla hoiust on siis, räägib ilusasti punkt 4. Metsatöödel arvestame ilmastikutingimustega. Ja püüame vältida pinnase kahjustamist. Mullast ei ole midagi juttu. Samal ajal sõnastus on ju selline, püüame vältida. Jah, et ei ole kohustatud. Ja. Aga kui vaja kätte saada, siis ei püüa, eks ole. Ja nagu Vello ütles, kõige oluline see mulda. Tänu millele meil üldse mets kasvab. Taimekasvatuse aluseks on muld. Et see on esimene ressurss, teine vesi. Raietööde järgselt korrastame metsateed. See on niisugune iluasi rohkem. 6. Uuendame raielangid ja aitame kaasa uue väärtusliku metsapõlve tekkimisele. Kui on võimalik, peaks juurdegi saama. Siin ei ole midagi praegu lisada. Aga minu jaoks on oluline sõna siin väärtusliku metsapõlve. Aga millest on loobutud, on kõvade lehtpuude kasvatamine. Samal ajal meil piirkonnad... Ainult mänd, kuusk, kask ja kõik. Teisi liike meil... Ülejäänud kasvavad ise. See on nüüd ka ainult nii-öelda varumisvaatenurk. Samal ajal meil on piirkondi, näiteks saartel meil oli kõvade lehtpuude, Tamme, Saare, Jalaka enamusega või kooslusega puistute osakaal oli väga suur, kui ma ei hakka peast praegu ütlema protsenti, aga see oli niivõrd suur, et praktilises metsamajanduses me pidime tegelema Tamme, Saare, Jalaka metsade või puistute omaette majandamisega. Looalad eelkõige, seal on ju just laialised puuliigid levivadki. 7. Õigel ajal tehtavate raietega kujundame väärtuslikku tuleviku metsa. Aga see, et ilusad metsamaastikud kujundada, seda tehakse ainult kaitsealadel. Siin on minu jaoks on nõrk koht ka see, et õigel ajal, mis on õige aeg. Jah, see on ju suhteline asi. Aluseks on ju metsas tegelikult midagi muud. Aluseks peaks olema puidu kvaliteet ja see puidu kvaliteedi ees saadav majanduslik tulu. Praegu on õige aeg see, ma olen kuulnud argumenti, et turg nõuab pelleteid, turg nõuab haket, teeme, selle eest makstakse. Aga kuhu me sellega välja jõuame, meil ongi lõpuks ainult madal mets ja võsa mets ju järgi. Ja siis öeldakse, et ei saa enam haket, aga meil ei ole siis enam tõsist metsa ka. Meil ei ole kvaliteetmetsa ka enam. Ja meile sai saatuslikuks Põhjanaaber Soome hõimu veel, et võtsime Soome metsamajandamise eeskuju ette, sest Soomes on muld hoopis midagi muud kui meil, paeväiseid graniidi peal ja seal ei kasvagi mets tihedamini kui 0,5, 0,6 ja siis seda, et meil kasvas viljakas pinnas, kasvas noores keskeas ja täiusega 1 ja vanamets ka on 0,7, 0,8 esimene rinne, teine rinne ja kõik kasvasid puud, aga Soomes oli, kui viisid oma arvendusraied läbi, siis oli 0,5 täius ainult, aga pärast siis sai küll, aga juba arvendusraietega tänapäeva mõistes oli siis juba pool tagavara ära võetud. Soome arvendusraiete normid ei saa aluseks võtta, aga seda metsateadlased muidugi on aru saanud, sellepärast, et päike käib seal madalamalt.
mida madalamalt päike paistab, seda hõredamad on metsad. Seal on isegi nii, et kui meil lageraiega võetakse mets maha, näiteks mustika kasvukoha tüübist, mustikas praktiliselt hävib. Soomes on selle madala päikesega võib lageda peal mustikas ilusti saaki anda. Nii suur vahe on. No nii palju põhja pool. Kuigi kilomeetrit nii väga ei ole, aga... Lõuna-Soome on enam-vähem Eestiga sama. Aga me jõuame jälle selle kasvukoha tingimusteni, millest meil oli juttu, et milline on mulla tekkeprotsess, millised mullad, mida meil ju ei taheta praktilises metsamajanduses enam ju arvestada. Sarumetsa ilmelisi metsi on ainult seal natukene lõunaosas on ja tamme leviku piiriga lõpeb ära. Aga ma loeksin veel ette ühe olulise lause selles 2013. aastal uhkelt allkirjastatud metsamajandamise hea tava juures. Sissejuhatav lõige on: osapooled võtavad oma tegevuse aluseks Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad õigused ja kohustused ning teevad endast kõik oleneva, et järgida alljärgnevat head tava ja käitumisnorme. Selle lause põhjal ja teades tegelikkust ma julgen väita, et seda lauset või selle lause mõtet ja sisu sugugi ei täideta. Ei ole üleüldse täidetud. No, sina ütled veel hullemini kui mina. Ja. Aga see on ju tegelikult probleem, et kelle asi see siis on siin ju, see on eetika või on see moraal või on see juba ka õigusküsimus? No siis ei ole põhiseadust järgitud, kus on siis õiguskaitseorganid, kes vastutab? Küsime, kus on õiguskaitseorganid, et ei täideta põhiseadust ja ainult keegi kusagil, ütleme, räägib, et ei täideta, rikutakse põhiseadust. Tegelikult on ju läbi meedia avaliku suhtluse ja meedia antud ju avaliku ruumi ja ka õiguskaitseorganitele piisavalt sõnumeid, et midagi on korrast ära. Küsimus on ju selles, et mida on selleks veel vaja, et asjas hakatakse süvenema. No siin tuleb ka see, mida siis Riigikogu ees on Toomas Frey rääkinud, Asko Lõhmus on rääkinud 2 korda, aga poliitikud ei taha seda üldse arvesse võtta. Ütle lühidalt kokkuvõtlikult, mida Asko ja Frey on. Asko on 2 korda rääkinud, tähendab, et metsamajandus peab muutma säästlikkust, eks ole, kestlikkust. Aga me praegu on niimoodi paberite peal ja niimoodi dokumentide järgi on nagu kõik kestlik ja ilus, aga kui metsa lähed vaatama, kuidas siis on asi täidetud, siis seda ei ole. Ja tegelikult need sertifikaadid, mis välja antud on, seal ju kontrollitakse, üsna tihedalt käib ju see kontroll, aga kontrollitakse ühte mingisugust nõuet ja küsitakse siis rahva käest, et kas ta on neid rikkunud. No kust mina tean, kelle metsas parasjagu raie käib. Kuidas mul saakski mingisugune vastuväiteid olla. Aga ELF on teinud palju tööd, eks ole, kus on ta näidanud, eks ole, kus on kaitsealadel raiutud, eks ole, on püsielupaiku on maha raiutud, on vääriselupaikade arv on vähenenud drastiliselt ja kõik on seaduslik. Nii et ei loe mitte midagi need sertifikaadid. Kuhu me sellega välja jõuame siis, et kaua see veel kesta võib? Mina ütles kokkuvõtte, kui et meil on süüdimatud ametnikud, sest kedagi pole vastutusele võetud. Aga sa oled meile teinekord rääkinud sellest Vabariigi Valitsuse seadusest ja ametnike vastutusest, et esimene 1976, kui muudeti, ei mitte 76, mis ta oli, 96 avaliku teenistuse seadus jõustus ja see oli paragrahv 180 ja 181. Ja see siis, aga see teeb vastutusele võtmise väga keeruliseks, sest see aegu, kui on rohkem kui 3 aastat on möödunud selles rikkumises, siis on asi aegunud.
No 3 aastat on ju väga kiire aeg. Ja selle peale, et mängivad, siis selle pärast ei ole kedagi vastutusele võetud. RMK juht oli nii kaua aastat ametis ja pärast kuulati üle, kui ära lahkus töölt. Oli vaid ju mitu korda vastutusele võtta. Aga meil põhiseadust ei täideta. Riigikontroll on kontrollinud RMK tööd, aga RMK ei tee selle peale välja, et nagu ei oleks olnud riigikontrolli. Nii et kontrolli on, aga kontrollorganite otsuseid ei täideta. Täitev võim on nii palju nõrk. Tähendab, nemad on süüdi siis, kui nad ei ole rakendanud ette nähtud karistusmäärasid. Riigikontroll annab töö edasi Keskkonnaministeeriumisse ja Keskkonnaministeerium vaidleb sellele täielikult vastu. No siit saab ju küsida, et milleks meil siis Riigikontrolli üldse vaja on, kui Riigikontrolli seisukohti ja ütleme avastusi ja protokolle ei peeta miskiks. Aga meil on ka siuke uuem trend, et on juba märke, et ka meie Riigikohtu otsuseid ei suvatseta tõsiselt võtta või arvesse võtta. See on natuke uuem trend juba, aga minu arust see on veel hullem asi, et kui me nüüd Riigikontrolli akte ja seisukohti ei taha aktsepteerida, et kas me tõesti liigume siis sinna, et nüüd Riigikohtu seisukohti, otsuseid ei aktsepteerita. Et no, mis siis veel muudaks olukorda? No on vist ka juhus ju praegu saame jälgida Euroopa Liidu kohtu otsus. On Eesti ühe metsandusõigusakti kohta. Mis nüüd sellega toimuma hakkab? Kas võetakse arvesse või ei võeta arvesse? Et noh, lõpetuseks või küsimiseks, et ma ei julge edasi mõelda, et kuhu me sellise metsamajanduse süsteemiga välja jõuame. Ma ei julge edasi mõelda. Võib-olla te teete hästi lühikese kokkuvõtte, mismoodi see eetika ja see hea metsamajandustava siis nagu oli lihtsalt kokkuvõtlikult ilma lahti selgitamata. Lihtsalt, et noh, mis need põhimõtted? Mõne lausega lahti ei räägi, aga kui rõhuasetused välja noppida ja me ütleks mõne rõhuasetuse välja, et võib-olla siis see. Ei, no, lõpptulemus on see, et ega loodus ei jäta karistamata, kui temaga on arvast ümber käidud. Loodus teeb oma ja ära tee seda teistele, mida sa ise endale ei taha. Nii et loodus, sealt on oodata nüüd tagasi lööki. See tuleb väga karm kindlasti. Ja see ei vali inimest kurjategijatega, mitte kurjategijad. Loodus võtab kõiki ühe käega. Sest inimtegevuse tagajärjel kui palju looduskatastroofe on tekkinud. Väga palju. Selle teemal on ka Postimees kirjutatud tuntud Tartu Ülikooli kliimateadlane Velle Tolli artikkel oli Postimehes pikk 2 lehekülge. Et meie kliima ja Velle Tolli arvates on juba nii palju kannatada saada, et edasi niimoodi enam minna ei saa. Ja metsa hävitamine terves maailmas on ka liiga suur meie Eestimaal nüüd kaasa arvatud. See põhjustab osooniaukude tekkimise. Meil on viimased suved on väga, eriti suve juunikuu on niivõrd palav olnud, mul on õues on vaher. Juba 2 aastal päiksepoolne vahtra lehed kuivavad ära. See tähendab, et on ultraviolet kiirgust nii paljud, et puulehed ei talu seda enam. Ja ka õnnetus hüüab tulles ja see märgid on olemas, et see tuleb. Loodusega ei saa inimene mängida, sest tema on ka looduse osa. Ei saa mängida kommunismi, et me ei oota looduselt armuandi, vaid võtame ise. Meil siin Virumaal on eriti hästi näha 2 poolt põlevkivi kaevandamine, suured karjääriväljad, uued kivikõrbed. Samas võetakse mets maha, 100 000 hektarit lihtsalt kõlbmatut maad. No selleks, et metsaga õieti ringi käia, peab väga põhjalikult tundma metsabioloogiat ehk ökoloogiat.
ja kõik need tegevused peavad olema siis sedavõrd sätitud, et metsa me kahjustaks. Kui me võtame kas või metsakahjustuste nimekirja, siis ega seal inimest ei pakuta välja. Aga see, et kui rasked masinad või midagi on, eks ole, või lageraie, eks ole, mis on tegelikult loodusvaenulik ja rohkem peaksime püsimetsandust rakendama või siis väga väikestel lankidel või eraldiste kaupa, nagu vanasti oli. Et eraldise keskmine suurus on meil olnud ju seal 1 ja 2 hektari vahel. Mitte ei ole 8 hektarit või 7 hektarit. Nii et tegelikult on meil ju dokumentides olemas, on säästva metsanduse standardid olemas erinevates variantides, missugune siis kõige sobivam on. Aga säästliku metsanduse tegelikult on ju see Eesti metsade arengukava. Et seal olid need põhimõtted kõik paigas, eks ole, ja mitte keegi ei ole ka öelnud, et neid ei ole vaja täita. Ja ka ometi me näeme, et looduses neid ei täideta. Kas sa mõtled Eesti metsapoliitika 1997? 1997 Eesti metsapoliitikas on asi paika pandud, see on Riigikogus vastu võetud ja seda ei ole tühistatud. Kõik on sellega nõus, aga miks me seda ei täida? Nii et meil eeskujud on olemas, direktiivid on olemas, looduskaitseseadust tuleb samuti täita, mitte ainult metsaseadust. Kõik need dokumendid on olemas. Neid on vaja kohendada ja kaasajastada ja ellu rakendada. Aga kui me õpetame selliseid inimesi välja, eks ole, et ta saab kutsetunnistuse ja kutsetunnistuse nõuetes on need asjad sees. Aga kui metsas töötab, siis nagu unustatakse need asjad ära. Et hea tava ongi see, et sa töötad nagu oma metsas. Meil räägitakse küll niimoodi, et siis metsaga seotud inimesed jäävad ilma tööta. No kui robotid tulevad, siis nad jäävad ilma tööta. Metsainstituut likvideeriti ära, metskonnad likvideeriti ära, metsamajandid likvideeriti ära. Nad kõik jäid ilma tööta. Ja praegu ei ole kodutunnet metsas. Kui inimene töötab nagu oma kodumetsas, siis ta vaevalt, et ta tekitab sügavaid roopaid, et ta kahjustab puid, eks ole, ja kahjustab seda maastikku. Ja mõtleb ka ilule. Üks väga asi, mis ta öeldakse niimoodi, et puhkemetsades me kujundame maastikku ilusasti, aga tegelikult lageraietega hävitame selle maastiku. Nii et eeskujud on olemas, ainult hea tahe. Ja tõepoolest, kui neid asju ei täideta, siis peab vastutus olema. Nii kaua ei muutu mitte midagi, kui õigusruumis ei võeta vastutusel inimesi, kes siis on mingisuguse kuriteoga sise oma kaaslaste või looduse vastu korda saatnud. Peavad vastutust kandma, aga meil ei kanna. Meil on juhtunud nii, kui tagasi vaadata ja omaaegset metsavalvetöötaja tööd meenutades, et meil ei ole ju vaidlustatud ja püütud ka teaduslikult tõestada, et meie ajaloolised, traditsioonilised hea tava, metsamoraali seisukohad on valed. Aga millegipärast oleme jõudnud nüüd ühiskonda või seisu, kus neid ei aktsepteerita, nendega ei arvestata. On ju normaalne ja ootus, et võimu ja otsustamise juures olevatel inimestele kehtib tavaliselt kõrgem moraali või eetiline nõue. Kahjuks meil on läinud nii, et need, kes on otsustanud ja otsustavad meie metsatuleviku olukorra pärast, et paljudel tundub, et nende eetiline ja moraalne tase ei vasta sellele, mis meil oli varem Eesti kultuuris ja Eesti metsanduses. Siit saab küsida, et kuidas on see saanud võimalikuks ja kuidas edasi?